Tere! Minu nimi on Einar Kuusk. Ma tegin Eesti esimese postapokalüptilise lühifilmi The Most Beautiful Day. Ja lühifilmi Pandeemia. Meist reaalselt või? Kas teil vastutustunnet ei ole? Katab meid kõik. Kõik on korras. Kas ma ei ole haige? Näha on jah. Bus arrival in 90 seconds. Ja ma mängisin BBC seriaalis The Capture ja tulevases Netflixi filmis Luther the Fallen Sun suurt kõrvalrolli. Minu järgmiseks filmiprojektiks saab minu esimene täispikk film, milleks on Elavate surnute öö. Ma otsustasin teha George A. Romero horrorfilmist Night of the Living Dead, mis on kusjuures maailma esimene zombifilm. Otsustasin teha sellest Eesti esimese zombifilmi nimega siis Elavate surnute öö. George A. Romero film Night of the Living Dead räägib ühest naisest, kes läheb oma vennaga surnuaeda isa hauale lilli viima ja siis neid ründab ootamatult mingisugune õudne surnumoodi mees ja ta vend tapetakse ära ja siis see naine põgeneb ühte üksikusse maamajja, paneb uksed lukku ja siis üritab seal ellu jääda. Seal majas ta siis kohtub teiste ellujääjatega, kes siis põgenevad samasuguste vägivaldsete inimeste eest. 7 inimest siis kokku barrikeerivad ennast sinna üksikusse maamajja ära ja siis tuleb välja, nad saavad siis telekast ja raadiost informatsiooni välismaailmast, et terves riigis on puhkenud mingisugune epideemia, kus surnud on ärganud ellu ja hakanud inimesi elusast peast sööma. Üks hetk on see maja ümbritsetud elavatest surnutest ehk zombidest ja meie tegelaste vahel tekib lahkheli. Mis selle filmi väga huvitavaks teeb, on see, et see on tegelikult väga antropoloogiline film. Terve film toimub ühes majas, terve film toimub selles maamajas praktiliselt ja näeme siis, kuidas need inimesed omavahel läbi saavad, kuidas nad üritavad toime tulla, kuidas nad üritavad seda ööd lihtsalt vastu pidada ja ellu jääda ja kuidas nende vahel tekib siis konflikt samal ajal, kui nad sellises elu ja surma olukorras on, sellises kriisis. Aga nüüd räägime natuke minu filmist. Minu adaptatsioon George A. Romero filmile Night of the Living Dead, Elavate surnute öö, toimub 90-del Eestis. Ja minu zombid ei ole aeglased zombid. Minu zombid saavad olema umbes sellised nagu filmides 28 päeva hiljem ja 28 nädalat hiljem. Või nagu minu lemmik mängus ja nüüd ka HBO seriaalis The Last of Us. Nad on väga kiired, nad on väga ohtlikud, väga agressiivsed ja see muudab tegelikult minu filmi võrreldes George A. Romero filmiga päris palju. Kuna tegelased on eestlased ja tegevus toimub Eestis, siis karakterid on ka natukene muutunud ja ma muudan mõned stseenid originaalfilmist enda jaoks natuke paremaks ja sobivamaks 90-desse ja Eestisse. Elavate surnute öö saab olema eesti keeles, on umbes 1,5 tundi kuni 2 tundi pikk film ja nendele, kes muretsevad, et see on mustvalge, ei, see on värviline film, me ei tee mustvalgelt seda. Me ei kogu filmi jaoks raha ainult rahvaannetuste näol, vaid proovime ka saada riigilt toetust ja leida investoreid, kes tahaksid Eesti esimest zombifilmi teha. Ma olen stsenaariumiga poole peal praegu, pool filmist on kirjutatud põhimõtteliselt ja ma olen väga põnevil, tahaks juba jagada teiega seda lugu. Ma plaanin stsenaariumit täiesti valmis saada veebruari lõpuks ja ideaalis tahaks filmida selle aasta sügisel, et saaks aastaks 2024 filmi valmis, aga see on ideaalis, et vabalt võib kauem minna. Palun tšekkige siin Indiegogo kampaanias kingitusi, mida te saate, kui te toetate meie projekti. Sellised asjad nagu saate oma nime filmi lõputiitritesse, kutse võtteplatsile, filmirolle, kutse esilinastusele ja palju muud. Jah, kui tahate veel rohkem informatsiooni, detailsemat informatsiooni saada sellest projektist, siis vaadake siia alla, kui te olete Indiegogo kampaania lehel või kui te ei ole, siis mingi Indiegogo kampaania lehele ja aitäh toetamast. Kui te otsustate toetada Eesti esimest zombifilmi, aitäh teile ja ma luban, et ma teen filmi, kus eestlased saavad esimest korda elus tunda, kuidas on sittuda ennast kinost täis.
ja samal ajal kuulda eesti keelt. Aitäh teile!